head siin koos viibijad, et räägime järjekordselt Covidist. Samas muidugi on meil tunduvalt teravavad teemad praegu õhus, millest rääkida ja tunduvalt valulikumad teemad. Aga ma ütlen, et see, mis toimub Ukrainas, on väga tõsine. Samas ka see, mis meil siseriiklikult toimub seoses Covidiga, endiselt aktuaalne ja endiselt päris terav ja otseselt puudutab meid kõiki. Nii et rahvusvaheline statistika, kus me oleme siis võrreldes teiste riikidega, näitab, et meie siin tundub oleme justkui pisut paremaks muutunud võrreldes selle tasemega, mis oli siin nädal või paar nädalat tagasi, et toimub Eestis langustrend, aga sarnane trend on ka Taanis näiteks, kus olid kõrgemad arvud kui meil. Aga tingitud on ta pigem sellest, et tunduvalt vähem testitakse Eestis viimase 2,5 nädala jooksul, sest testimise strateegia oli muutunud ja ka koolides enam ei pea testima, ka perearstid saavad panna COVID-diagnoosi mitte ainult PCR testimise alusel, aga ka antigen kiirtesti alusel. Seoses sellega ametlik statistika, mida näitab ka Terviseamet, tegelikult ei vasta 100% selle olukorrale, mis riigis toimub. Ja praeguses olukorras reaalne pilt, mida me ka siin kõik jälgime, pegeldatud pigem just haiglaarvudes. Just sealt tulevad õiged numbrid, kus me näeme, et kas see epideemia progresseerub või hakkab taanduma. Ja kuna meil Eestis on praegu veel väga palju nii nimetatud mitteimmuunseid inimesi kriitilises vanuses, see vanus on meie jaoks endiselt 60+. Ja mitteimmuunsed inimesed, siin on ka küsimus, kes need on, et kas mitte ainult, ma kardan, mitte vaktsineeritud inimesed ja need, kes ei ole üldse puutunud kokku haigusega, ei ole põdenud, aga tegelikult päris mitmed inimesed arvavad, et nad on kaitstud, kuna on tehtud ka 2 doosi omal ajal. Samas see kaitse tänaseks on juba tagasihoidlik, juhul kui sellest on läinud aega 5-6 kuud ja rohkem ja nendel küll kehtivad COVID sertifikaadid. Tegelikult nende kaitse on tagasihoidlik ja nendel on üsna sarnased riskid nendega, kellel immuunne vastus üldse puudub. Nii et siin on niisugune probleemne koht ja neid inimesi, kellel üldse puudub igasugune immuunsus vanuses 60, on mingi umbes 63 000 Eestis. Seda materjali kahjuks on liiga palju ja omikroni jaoks on see väga ahvatlev populatsioon ja just need inimesed moodustavadki meil põhilist haigla kontingenti. Nii et haiglaravil on siin tõusutrend, haiglaravil inimesi iga päevaga on rohkem. Ma näitan ka neid andmeid ja meid ei saa kuidagi lohutada, et Leedus, Lätis ja Poolas olukord veel hullem. Et need riigid, kus vaktsineerimine ei olnud väga tõhus, väga efektiivne, nüüd me oleme kõik selles paadis. Ei saa ennast enam kahjuks võrrelda kuidagi teiste riikidega, kus vaktsineerimine oli tõhusam, nimelt Soome, Rootsi ja Taani, Norra, kus me praegu näeme haiglaravi vajadust tunduvalt madalamal tasemel. Et see ongi meie probleem, millega me praegu peame tegelema. Meedikud, teadlased sellest karjusid terve aasta jooksul ja paljud inimesed arvasid, et me jamame ilma asjata, et mida me ikka veel tahame. Et tulemus on praegu see, et kui muu maailm, kus adekvaatsemad inimesed elavad, suudavad piirangutest vabaneda ja elada edasi, meie peame jälle mõtlema teatud piirangute peale. See on meie karm reaalsus praegu ja siin on näha, et ka suremus on meil kõrgem võrreldes teiste arenenud riikidega Euroopas. Samas kui rääkida piirangutest, me oleme praegu siin keskel, selle nimekirja keskel. Leedu
lõpetas piirangute kehtestamist, Leedu kaotas neid, kaotas ka COVID sertifikaate, aga nendel drastiliselt kasvab haiglaravivajadus ja sinnapoole nad lähevad. Eesti kahjuks liigub samas suunas, aga mina isiklikult pooldan ja sellest kogu aeg räägin, et kui meil need sertifikaadid veel alles Eestis, siis neid peaks õigesti kasutama. Mitte ei pea nendest loobuma praegu, aga me peame mõtlema, et mida sellest me saame kaasa võtta ja kuidas me saaksime efektiivselt neid rakendada siseriiklikult. No, selge see, ma mõtlen siin eelkõige selle peale, et need, kellel kehtivad sertifikaadid olemas, mina pooldaksin ka seda, et need sertifikaatide sisu peaks olema muutunud, ehk siis olema viidud kooskõlla immuunprofülaktika soovitustega. Ja siis see tähendaks seda, et need kehtiksid mitte 9 kuud või aasta, aga kehtiksidki ilmselt 3-4 kuud ja lausa 2-3 kuud kuni tõhususdoosini ja kui tekib 4. doos, siis ka see peaks olema arvestatud. Siis oleks võimalik kuidagi protsessi kontrolli alla võtta. Aga see selleks, ilmselt poliitiline oli selleks puudu. Mis puudutab siis epidemioloogilist olukorda, siis riskimatriks vasakul pool on see 7 päeva keskmine nakatunute arv ja siis 7 päeva keskmine hospitaliseerinute arv on, ütleme, sellise tõusu trendiga ülespoole, siis rohkem hospitaliseeritakse, vähem testitakse, tänu sellele väiksem nakatunute arv, nii et ta praegu roonib üles. Me oleme selgelt punases. Siis on, ütleme, oleme mustas alas, kui me oleme sellest 100 numbrist kõrgemal ja see must ala tähendab seda, et me oleme tegelikult katastroofis. Hetkel me oleme ikka endiselt kriisis. Ja ACDC matriks rahvusvaheline, oleme siin ka punases ja ka suremus hakkas kasvama, et sellepärast me roonime üles, aga nagu te siin võite näha, et need numbrid, mis siin all on juba korduvalt ja korduvalt muudetud, adapteeritud omikroniks ja siin on 4000, vanasti oli siis 1000 kunagi ja nüüd on ta juba 4000 ja 5000 ja ma ei tea, 6000, et ta venitakse välja maksimaalselt nii palju kui saab. Meid kõige rohkem huvitavad numbrid see ja see, kui kõrge suremus, kui kõrge haiglaravivajadus. See peegeldab reaalset probleemi. Ei peegelda reaalset probleemi ka nakatumiskordaja R praegu, ta on madalam kui 1 ja peetlik tunne, et kõik läheb paremaks. Ja seoses sellega võib tekkida peetlik tunne, et kaotame kõik need piirangud ära ja elamegi hästi. Aga kuna testimine on ebaadekvaatne, ebaefektiivne, siis sellele enam toetuda ei saa. Ka siin need numbrid ei peegelda väga hästi olukorda. Terviseameti prognoos nakatumise osas, juhul kui püsibki selline R ja testimine, ütleme, strateegiliselt ei muutu, siis umbes selline pilt jääb püsima. Ja vanusegruppides on prevaleerumas endiselt noored. Ida-Virumaal hakkas kasvama keskealiste inimeste arv. Meid paneb muretsema see, et siin paar nädalat tagasi vanusegrupis 60+ oli 0 numbrid. Nüüd selles vanusegrupis on 2,1 numbrid. Ja see tähendab seda, et me liigume jõuliselt sinna, kus aina rohkem nakatuvad ja haigestuvad vanemad inimesed ja koos sellega täituvadki meie haiglad. Nii et see pilt nüüd ilusti näitab, et võrreldes siis nüüd üle-eelmise nädalaga, need on siis eelmise nädala andmed, kui palju lisandus nakatanuid vanemate inimeste seas. Ja me räägime juba tuhandetest, siin paar tuhat inimest vanuses 60-64 ja juba üle 1000 nakatanuid nädala jooksul vanuses 80+. Need inimesed on täisvaktsineeritud, siis võib-olla see ei olegi ohtlik nendele või nii palju ohtlik, aga see ka sõltub kaasuvatest haigustest ja meie kogemus siin haiglas ikka näitab endiselt, et haigel on mitu kaasuvat haigust, pahaloomuline kasvaja, südamepuudelikkus, suhkruhaigus, rasvumus,
ega ka see vaktsineerimine väga palju teda sageli ei aita, piisab tegelikult sellest väiksest faktorist, mis soodustab dekompensatsioonile, tema seisundi dekompensatsioonile, sest ta elabki sellisel õrnal piiril, õhukesel piiril, kus selle stabiilsuse ja ebastabiilsuse vahel ja see COVID ongi see, mis viib teda tasakaalust välja. Ja siis praegu testimise kõverad näitavad, et positiivsete testide osakaal püsib kõrgel tasemel umbes 60% juures. 60 on meeletu suur number, mis näitab totaalset alatestimist riigis ja me teame, et ideaalne protsent oleks 3, aga mitte kuidagi 60. Ja see tähendab seda, et me tegelikult võime korrutada need nakatanute inimeste arvud lõdvalt 20-ga, 10-ga kohe kindlasti. Ja siis me saaksime õiged numbrid, et kui palju reaalselt korraga on meil Eestis haigestunud, et lihtsalt inimesed ennast ei testi. Nii et tänased numbrid on sellised, pluss 5000, justkui tagasihoidlikumaks läheb ja allapoole liigub. Tegelikult me ei tea, kui palju neid nakatunud on ja siis positiivsed testid moodustasid nüüd 62%. Sekveneerimine ja genotüpiseerimine näitab, et 96,9% omikroni liigub ringi. Omikron tüvedest on nüüd ilmunud selline alatüvi nagu variant BA2, mida veel paar nädalat tagasi Eestis praktiliselt ei olnud. Tundub, et see võib olla rohkem transmissiivne, et ta kiiremini liigub inimeselt inimesele, 30% kiiremini nakatumine toimub ja samas, kas ta tekitab raskemat kulgu, seda me veel ei tea. Ta ei ole veel ennast nii hästi näidanud ja eks me siis jälgime olukorda. Nii et omikron tüvega seotud haiglaravi vajanud inimeste arv on selges kasvutrendis. Meie haiglas on toimunud ka sekveneerimine, genotüpeerimine ja siis avastasime, et meil on 10% deltad olnud, see oli siis 2,5 nädalat tagasi 10% deltad, 90% omikroni. See on meie haigla pilt, mis oli 2 nädalat tagasi. Ja siis suremus kasvab, saab ennast siin, saame võrrelda juba seda siin sügisega ja tegelikult kõik on siin väga-väga sarnane sellega, mis toimus sügisel, ainult nakatunute arvud on suuremad kui sügisel, aga see, mis puudutab haiglaravi ja suremust, kõik on väga sarnane. See väga sarnane trend. Ja siis haiglate saldo sisse-välja surnud on see punane kõver. On positiivses trendis, me liigume kogu aeg ülespoole, et saldo haiglaravi osas on pidevalt positiivne viimaste päevade jooksul. Ja see slaid illustreerib, et kuidas siis võrreldes eelnevate puhangutega käitub viirus. Eelnevad puhangud, nagu me mäletame, piirdusid numbritega siin 2000 ja edasi eriti liikunud, siis haiglaravivajadus oli siin 7 päeva keskmine, ehk siis hospitaliseerimine, mitte haiglaravivajadus, aga kui palju haiglasse tuleb sisse ööpäeva jooksul, et piirdus 80-ga. Nüüd siis numbrid selle omikroni puhul on juba kaugemalt hullemad kui sügisel ja kui eelmisel kevadel. Nii et tegelikult omikron ta käitub tunduvalt hullemalt kui teised tüved ja haiglaravi vajadus kasvab väga jõuliselt ja kiiresti. Nii et see on see põhjus, miks meedikud jälle hakkavad aktiivselt häält tõstma ja tahavad, et olukord oleks kontrolli alla võetud. Ja Mario Kadastiku prognoosid ei ole väga lohutavad. Me liigume selle halli kõvera järgi praegu, ehk see tähendab seda, et me järgmise nädala alguses ilmselgelt tuleme olukorras, kus meil haiglaravil rohkem kui 700 inimest ja prognoositakse 800 juba pooleteise nädala pärast, järgmise nädala lõpus või ülejärgmise nädala alguses 800.
selline number, eriti olukorras, kus meedikud hulgaliselt ise haigestunud ja puuduvad tööl, tegelikult tähendab tervishoiusüsteemi jaoks katastroofi ja sinnapoole me sihipäraselt praegu liigume. Intensiivravi osas, see vähemalt meid natukene päästab, et sellist intensiivravi vajadust ei ole, aga tavapalatites on meil haigeid küll ja neid on palju. Selline on Terviseameti prognoos kuni 800 6. märtsiks täna 25 ja täna on meil sellised numbrid 675 patsiendi haiglaravil, tänane hommikune seis, 8 päeva on, siin on mul numbrid võetud eelmise nädala haiglabriifingust, kui ma eelmisel 4 päeval haiglale rääkisin, et meil haiglaravil 510 haiget, siis täna ma hakkan haiglabriifingul rääkima, et meil on 675 haiget, pluss 32% 8 päevaga. Ja intensiivravis on pluss 20%, juhitaval ventilatsioonil miinus 36%. Ma, nagu ma ütlesin, 3. astme haiglaravi vajadus ei ole nii akuutne praegu. Ja see kõver näitab haiglaravi vajadust ja kui palju patsienti hospitaliseeritakse erinevatesse haiglatesse ja see jõuliselt liigub ülespoole kogu aeg. Midagi loovutavat ei ole. Nii et siis täna arutame ka ministriga, siin kõik haiglajuhid ja minister arutame, mida haiglajuhid saavad pakkuda Eesti tervishoiule ja ka riigile. Et selles mõttes, mis on meie ettepanekud, konkreetne visioon on meil olemas, mida peaks ära tegema, aga selleks poliitiline vooli puudub. Mis puudutab nüüd uut vaktsiini, Novavax või Nuvaxovid vaktsiini kohta, siis ta on nüüd ilmselt sellel nädalal, võib-olla ka täna või järgmise nädala alguses Eestisse tuleb ja tekib võimalus seda ka manustada. Tegemist on valgupõhise vaktsiiniga, sisaldab ta ogavalku, et kui teised vaktsiinid, mida me siin Eestis siiani oleme kasutanud, olid siis vektorvaktsiinid või mRNA vaktsiinid, nad sisaldasid genoomi, mille alusel meie organismi rakud produtseerisid, sünteesisid seda sammust ogavalku. Siis nüüd antud ogavalk ise sisaldub selles vaktsiinis ja teiste sõnadega meie organismi ei pea midagi produtseerima, sünteesima, kõik on juba ette antud vaktsiini koostisena. Nii et tegemist on, ma arvan, vaktsiiniga, mis muidugi ei arvesta omikroni ogavalguga. See on lihtsalt võimatu, sest selle vaktsiini väljatöötamine ja uuringud kestsid eelmise aasta jooksul. Ja see tähendab seda, et oli ta välja töötatud parimal juhul arvestades delta tüve ogavalguga. Aga omikroni puhul tõenäoliselt see ikkagi ei ole arvestatud. Aga igal juhul, nii nagu ka teised vaktsiinid, värske vaktsineerimine kindlasti on siin efektiivne ja see on 2 doosi vaktsiin. Sisuliselt peab siin arvestama sellega, et kui inimene on halvasti talunud pärast mRNA vaktsiini esimese doosi, siis saab 4 või 6 nädala pärast manustada Novavaxi ja ta on siis soovitatud praegu inimestele, kes on 18 ja vanemad inimesed. Et nendele saab seda praegu soovitada. Ja tõhustusdoosi Novavaxiga praegu ei soovitada veel manustada, see on veel arutelul ja praegu arutatakse, kas on võimalik, et kui esmane vaktsineerimiskuur on läbitud Jansseni vaktsiiniga, siis võib Novavaxi kasutada tõhustusdoosina, aga teiste osas praegu arutelu käib. Aga samas on võimalik ka siin viimased andmed ütlevad, et ka Spikevaxi ja Comirnaty puhul ilmselt seda ikka võib ka tõhustusdoosina manustada. Siis 90% efektiivsus on siin välja toodud uuringutes 3. faasis
kas ta on selline või mitte, eks me siis näeme reaalses kliinilises praktikas, et tavaline kliiniline praktika ütleb meile, et see number on madalam, kui reaalselt hakatakse kasutama. Ja põhjus seisnebki selles, et omikroni ta ilmselt ei katta 100%. Nii et nakatumine, ma arvan, ikka toimub, aga igal juhul raske kulg sellega kas välistatakse või tunduvalt siis muutub vähem riskantseks. Nii et selline pilt siis selle vaktsiini kohta ja siin on siis kõrvaltoimed, klassikalised kõrvaltoimed, mis on tingitud sellest ogavalgust, mis hakkab organismis ringlema ja tavaliselt ta suht kiiresti taandub. Selline lugu siis nende asjade kohta.